Kooli lõpetamine on väga tähtis eluetapp igale noorele inimesele ja me väga tahaksime, et see hetk oleks seotud positiivsete emotsioonidega ja me tahame, et kui mõni aasta pärast meie noored tallinlased mõtlevad sellele perioodile, siis nad mõtlevad ka Tallinna linna peale. Seega tekkis selline idee teha meie abiturientidele linnapoolse kingituse, ühine pidu. Ja ma väga loodan, et sellest tekib ka ilus traditsioon, et iga aasta me saame meie kooli lõpetajatele korraldada suure ürituse, kus nendel oleks tunne, et see on veel üheks kooli lõpetamise sümboliks. Täna on siis esmakordselt selline üritus, aga ma loodan, et sellest aastast iga aasta me hakkame korraldama natuke erinevat moodi, aga alati väga meeleolukalt kooli lõpetamise pidu Tallinna abiturientidele. Ma tahaksin õppida midagi majandusega seotud, näiteks investeerimist või kuidas raha asjadega ise hakkama saada. Ma tahaks, et koolis oleks mingi selline eluline tund, kus näiteks õpetatakse, kuidas oma elu peale edasi minna ja õpetada, kuidas rahaga hakkama saada, kuidas ülikoolis mida õppida, mingid suunajad. Ma jään edasi õppima Eestisse, sellepärast, et see on kõige kodusem valik, ma arvan. Et jah, praegu on plaan minna Eestisse ülikooli. Ma arvan, et esialgu jään ka Eestisse, aga tulevikus ma tahaks kindlasti välismaal õppima minna, sest savardab nii palju silmaringi ja nii palju uusi võimalusi ja kui tagasi tuled, siis on näiteks Ameerikasse. No kui oleme sportlased, siis spordiga seotud ja seal on võimalused sporti ja õppimist ühendada. Nüüd spordigümnaasiumis võib-olla inglise keel, sest see oli kõige noorem ja toredam õpetaja ja ta suutis noortega hästi hakkama saada ja ta ei läinud kiiresti närvi ja meil oli ühiseid jututeemasid palju. Väiksena oli kindlasti kehaline kasvatus, sest et ma ei suutnud kunagi paigal istuda. Aga nüüd spordigümnaasiumis ma arvan, et oli kunstiajalugu äkki, sest see õppimine oli suhteliselt mitmekesine. Ma arvan, et ei peaks hinnetust loobuma, sest see ei motiveeriks õpilasi õppima, sest kui nad teavad, et nad saavad selle hinde, siis nad rohkem õpivad ja muidu nad lasevad liiga lõdvaks ennast. Ma arvan, et Eesti haridussüsteem toimub ka koos hinnetega hästi. Ma arvan, et hinded näitavad paremini, et mis aines sa milleks suuteline oled ja kui hea sa selles aines oled. Minu lemmikaine koolis oli võib-olla geograafia. Et mul pakkus see huvi ja õpetaja oli ka alati huvitav. Tegi aine väga huvitavaks. Mina jään õppima Eestisse. Arvan, et praegu on see kõige õigem valik. Kindlasti tulevikus võib-olla mõtlen ka välismaale õppima minna, aga hetkel pean kõige targemaks siis Eestisse jääda. Kui välismaale minna, siis ilmselt Ameerika Ühendriikidesse. Kuna tegelen spordiga, siis ilmselt seal on kõige paremad võimalused edasi arendada. Kuigi see ei pea olema ainuõige valik, et ka mujal on võimalik. Arvan, et koolis võiks õpetada veel majandusega seotud teemasi, et majandus on, kui sa oskad ise hästi ära majandada, siis see on kõige alus. Mina arvan, et Eesti hariduse juures on see halb, et tihtipeale need otsused, mis tehakse hariduse parandamiseks, ei kõlba kokku siis koolitööga. Et tihtipeale
õpilasena nägin seda, mis oli nagu haridussüsteemis nagu mööda pandud. Haridussüsteemis meeldis kindlasti see, et õppides sa said palju uusi tutvusi ja need tutvused on eluks kindlasti väga vajalikud.